sel suvel ma käisin Horvaatias koolitusel ja ma lendasin Stockholmi kaudu. Selleks ajaks oli mu arvuti juba peaaegu tühjaks saanud ja enne uut pikemat lendu ma tahtsin seda laadida, aga pistikuid ei olnud väga palju ja ma leidsin ühe mehe juures. Ma pidin talle päris lähedale selle jaoks minema ja siis me alustasime ka vestlust. Laadisime mõlemad oma arvuteid. Ta ütles, et ta töötab Belgia õhuväes. Ja küsisin, et kas ta niimoodi lennujaamu small talkina räägibki seda nagu. Ja ta küsis, et kellena mina siis töötan. Ma ütlesin, et ajakirjanikuna. Ta tegi ja ma mõtlesin, et mina ei öelnud seda, et selleks, et hirmutada, aga lihtsalt, et selline kontekst nagu tekkis, et tema töökoht võib-olla ei ole selline, mida nagu kõikidele rääkida. Aga mina nagu tegin hästi sõbraliku nägu, sest et ma olen hoopis teistsugune ajakirjanik. Ajakirjandus ei pea olema skandaalidele orienteeritud või ajakirjanik ei pea olema see, kes millestki valesti aru saab ja seda valesti edasi annab ja sellega tegelikult vale arvamust või paanikat külvab. Ajakirjandus võib olla täiesti teistmoodi, võib olla inspireeriv. Ja kui ma mõtlesin, milline ajakirjanik ma siis olen, annan välja Ingele Pai ajakirja, mis on inspireeriv ja positiivne ajakiri ja kus inimesed pärast selle lõpetamist tunnevad ennast paremini kui enne. Et ei tunne, et millestki on puudu nagu tavaliste ajakirjadega või ajakirjandusväljaannetega pidi olema. Ja kui ma mõtlesin, milline ajakirjanik ma siis olen, siis mul tuli meelde selline olukord. Ma läksin esimest korda persooni lugu tegema ühe mehega. Ma olin mehi varem intervjueerinud, sellepärast et nad on ju aktiivsed igas vallas. Aga just persooni lugu ei olnud ma teinud varem. Ja ta elab Pärnumaal ja mina Tallinnas. Ja siis siin kodus enne, kui ma tulema hakkasin, mäletan, et kõndisin ringi ja mõtlesin, loodan, et ma temasse ära ei armu. Ja kordasin, ma loodan, et ma temasse ära ei armu. Ja istusin autosse. See oli talve lõpp. Igal pool oli selline pool sulanud lumi ja mida lähemale ma jõudsin sellele talule, seda halvemaks läks tee. Ma arvasin, et ma jään sinna kinni, sest see oli selline pori, lume, vee, jää segu ja sellised paksud roopad tee sees. Ja ühel hetkel olid kõrged kuused, lumised ja teisel hetkel oli tühjad väljad ja kolmandal hetkel oli see ilus punane puitmaja, selline nagu unistuste maja, unistuste maamaja. Ja ma juba tundsin, et mu põues oli tudut. Et nagu nii äge, et mul on selline töö ja nii äge, et selliseid kohti ja selliseid inimesi on. Ja et ma olen sinna oodatud külla ajakirjanikuna, keda ei pea kartma. Ja seal oli koer, kass, väike laps ja ma olin juba armunud kogu peresse tegelikult. Naine oli ja siis see mees ka. Sõime seal erinevaid suupisteid, me rääkisime 5 tundi juttu. 5 tundi väga ebaprofessionaalne intervju. Aga nad kutsusid mind veel lisaks siis pärast sinna ööseks jääma ja sauna. Ma lihtsalt pidin tagasi tulema sellepärast, et mu laps oli lastehoius ja ma pidin ta vähemalt viimasena sealt ära tooma. Et meil tekkis nii hea side ja nii siiras vestlus ja kordagi ei olnud juttu, et seda ära pane ajakirja, et see oli lihtsalt taustaks teadmiseks. Et nii avatud ja südamlik oli see mees ja meie selline side, mis sellel hetkel tekkis. Ja kui ma istusin pärast autosse, et oma lapsele õigeks ajaks järgi jõuda, siis ma mõtlesin, kuidas ma saaksin mitte armuda inimestesse, kellest ma loo kirjutan. Ma peangi küsima selliseid küsimusi, nagu armunud küsivad. Ma peangi olema huvitatud, ma peangi olema nagu päriselt südamega selle asja juures. Ja sellest ajast peale ma peangi seda normaalseks, et see juhtub. Ja kõik inimesed, kellest ma kirjutan, nendesse ma olen armunud. Ja
see ongi hingele vai ajakiri. See on inspireeriv ja samal ajal praktiline ja mitte pead liiva alla peitev positiivne, vaid lihtsalt lahendusele suunatud positiivne ajakiri. Mahukas, reklaamivaba ja teeb maailma veel paremaks, ma loodan. Ja sinu enesetunnet, kuidas sina oma elu elad. Loomulikult ma armastan ka lugejaid.